Hommikul on 5. november. Ma olen aeglaseks läinud. Hommikul on 5. november, kell on 12.17 ja arvake, kus ma olen? Arvasid ära või? Sest ma arvan, et te juba peaksite seda kohta piisavalt hästi teadma, kui te olete pikaajalised vaatajad, sest et ma olen Greatly stuudios ja siin on Gregor ja ta ei ole siin lihtsalt nii, ma unustasin öelda, et täna on pühapäeva hommik, me oleme siin nagu 12 suht juba. See ei lase tuutu, ma lootsin seks nalja. Ja see on sellepärast, et meie hakkame koos filmima videot Gregori kanali jaoks ja siis ma näitan teile neid kaadritaguseid kogu sellest filmimisest, sest et me teeme praegu Kenjiga koostööd ja sellepärast meil on siin siuke suur hunnik limonaadipudeleid. Ma ei tea, kas te juba aimate, mis juhtuma hakkab, nagu ma ütlen vihjaks, et kõik see siin läheb video sisse. Ma ei tea, tulin Greatly, nägin masinat ja siis ma mõtlesin, ma hakkan sõitma. Ja nagu, reaalselt ma olin nii imestunud, neid limonaade nii palju on, sest ma arvasin, et meil on nagu umbes üks selline nagu kastike, aga vaadake lihtsalt, kui palju neid on. Ja need kõik isegi ei mahtunud siia ära. Meil on neid sees veel, nagu neid on üli palju. Ma olen mega elevil, aga samas ma kardan, sest ma ei ole kunagi siukse asjaga sõitnud ja tema on, nii et tal on eelis, see on ebaaus. Ma ei teadnud midagi sellest, et sa oled sõitnud. Ei ole kunagi sõitnud, on sõnu. Siin on see Maria tehtud kõrvits, mis juba närbub vaikselt. Sealt tilgub vahepeal vett ja ma olen väga skeptiline, sest ma pean sellega varsti sõitma ja ma ei taha, et issand jumal, siit kõik lehed praegu lendasid. Ma ei tea, kas te näete, siit vahepeal kukub täiega vett, ma ei taha, et mu juuksed nagu läbi märjaks läheksid. Ja need seal peal kõiguvad täiega. Need on praegu pandud kinni nagu selle mingisuguse paelaga. Aga siis, kui me sõitma hakkame, nad võtavad selle paela ära, et see näeks ilusam välja. Mis tähendab, et need tõenäoliselt kukuvad siit igale poole lahti. Need on praegu kokku liimitud, aga nad arvavad, et see ei püsi väga koos. Need kõiguvad seal nagu megad. Tõstame kogu selle paki praegu sinna tühjaks, sest me peame selle pärast sealt uuesti välja võtma. See on mingi ülitäppisteadus, siin ülirahulikult vaadatakse. Me praegu paneme siia bussi peale Kenji kleepsu, et see sobiks videosse paremini, sest muidu see näeb lihtsalt välja nagu mingi gripi kommiauto. Kas see on otsas ka või? Panime kleepse, oli. Ta on ettevalmistused videoks edenevad, aga ma arvan, et meil läheb palju kauem kui planeeritud oli, nagu me pidime 3 läbi saama, Brait arvas. Kell on veerand 2 juba. Oleme siin nagu tund aega juba olnud, tund 15. Meil tuleb lõbus pühapäev lühidalt. Siia on juba sätitud selline valgus üles, kaamera võtab siit keskelt ja siis me hakkame kohe avama neid uksi ja siis filmitakse meie reaktsiooni. Läks. See on nii hea. See on nagu Disney Channel lihtsalt. Brait ronis praegu siia kogu selle suure Kenji kastikasse taha nagu. Ja siis ta hakkab siit seest meid filmima ja siis tulevad valgustid ka ma ausalt ei tea, kuhu need siin nagu mahuvad. Just saime aru, et me oleks võinud lihtsalt iPhone'iga näidata nurkadest valgust, aga me viisime terve valgusti sinna. Nüüd Breitime oma kaameraga koos sinna. Nii hea. Brait hakkab nüüd üliaeglaselt sõitma, et Gregor saaks iga nurga alt seda üles võtta. Oi, kas ma jään peale või? Oota, ma pean ära vihkima. Väga fotogeenilised kaadrid tulevad sealt. Kuna me tahame teha droonikaadrid, aga ainuke, kes drooni juhtida oskab, on Brait, aga Brait ise peab olema roolis, sest me teeme nii, et me paneme ühe teise inimese rooli, Braidu riided selga, et tunduks nagu see oleks Brait ja siis Brait filmib drooniga. Kui te midagi aru saite, et kohe varsti näete. Reaalselt see on nagu 2 Braitu, oh my god. Palun öelge, et need mõlemad ei näe välja nagu Braitud. Täpselt ka nagu külje pealt vaadates ma ei saa. Brait võtab enda positsiooni seal sisse. Ja see on Brait Vol 2. Me vist peame uuesti tegema, sest et see sai liiga hilja drooni õhku. 1,5 tundi hiljem me oleme jõudnud selleni, et me hakkame lõpuks ometi filmima, kuidas keegi sõitma hakkab. Ma tegelikult täiega kardan selle sõitmist, kuna ma olen sõitnud nagu
see golfi nagu auto, mis seal golfiradadele ringi sõidab. Sellise sarnase asjaga, ta vist nägite ka suvel ühes vlogis Liisi juures, aga see siin on palju nagu suurem ja keerulisem, ma kardan sellega sõita, kuna siin on nii kitsas tee ka ja sul on limonaadid ka veel peal ja see veel aja peale, selline pinge. Nüüd me hakkame lavastama, kuidas ma ajan põhimõtteliselt need limonaadid seal ümber, nagu et lõpus pannakse just aeg kinni, siis ma pidurdan nii järsult, et need kõik siis kukuvad sealt maha, seega ma olen elevil, aga samas ma kardan. Viki, kes seda koristab? Palju nii fotogeeniliselt. Kes seda koristab? Ma katsun, oli perfektselt välja nagu esimese korraga. No teist sorti siin lihtsalt ei ole. Behind the scenes Instagrami pildis. Selleks me just selle sõiduki tõimegi, et Brait saaks seal pealt seista, et me saaks sealt ülemõtleda siuksed pildid. See näeb selline välja siis. Tavakas, nii tavakas lihtsalt. Äkki võtad selle ühe plaadi veel ära? Kuidas Insta-pilte teha? Hommik on 9. november, kolmapäev ja kell on 9:23. Ja ma olen hetkel autos ja sõidan stuudiosse sellepärast, et ma hakkan seal tegema umbes poole tunni pärast live-ülekannet ehk siis sellist e-külalistundi, mis on siis Teliaga üks projekt, kuna nad teevad Eesti Vabariik 100 raames 100 erinevat külalistundi õpilastele vist oli 1. kuni 12. klassini. Seega mina räägin täna digi versus päris minast ja küberkiusamisest 4. kuni 6. klassidele. Ma saan aru, et praegu on registreerunud juba mingi 50 kuni 60 klassi, mis moodustab siis umbes 1000 õpilast. Mul on siin väiksed märkmed, mida ma üle vaatan, aga ma natuke kardan, sest et need märkmed, mis mul siin on nagu mu esimesed mõtted, mis ma kirjutasin üles, kui ma nendel teemadele mõtlesin, aga see on võib-olla natuke segane või liiga pikad märkmed, et nagu kui ma pean otse hakkama rääkima ja ma siia peale vaatan, siis seal on nii palju teksti, et mul võtab liiga kaua aega, et siit see nagu mõte välja lugeda, et mul peaksid olema ainult märksõnad ja mul ei ole hetkel olnud aega seda teha, seega ma loodan, et ma jõuan stuudios, kuigi seal me hakkame juba ette valmistuma ja ma pean seal umbes 10-15 minutit laivis täiesti üksinda rääkima, seega ma kardan kõige rohkem seda, et ma ei räägi oma aega täis. Aga no vaatame, mis saama hakkab. Ma olen stuudiosse jõudnud, kell on... Mees hakkab 8 minuti pärast peale. Ma peaks just üles minema. Ma käisin korra üle ja kirjutasin endale veits selgemalt kõik asjad välja. Ja nüüd ma vist vahetan korra riitma, panen ühe teise T-särgi. Ja siis ma juba liigun sinna üles, kus on meie kogu võtteplats. Sest ma tean, et te kõik olete koolis ja te tahate midagi uut õppida. Seega ma loodan, et teil kõigil on midagi minu kogemusest võtta ja aga et te saaksite paremini aru, kuidas ma üldse YouTube'ini jõudsin, siis ma teen teile lühitutvustuse. Ma mäletan, kui ma olin, siis vanemad tulid sellise idee peale, et me võiksime teha lühifilmi. Update. Ma lõpetasin siis selle live-ülekande. Mul vahepeal filmiti neid kaadritaguseid, seega te nägite, milline see välja nägi. Ruum oli siis selline, et siin oli see päris kaamerat, ei olnud mingi telefoniga, panime need valgustid. Ja põhjus, miks me seda siin stuudios tegime, on see, et see mul koolil ülilähedal, siis ma jõuan veel tundi, sest mul tegelikult hakkavad täna alles kell 11 tunnid. Aga mul on esimeses tunnis juba töö, seega ma tegelikult peaks hakkama jooksma, mul hakkab 15 minuti pärast tund. Ja siin on siis see nimekiri kõigist klassidest, kes seda ülekannet kuulasid. Ma näitan siit ka, kui te näete oma klassi, siis kommenteerige alla ja te võite anda ka teada, et kuidas teile see meeldis. Minu kool ka, kus ta valdab fotos viljega. Ja nüüd ma siis hakkan kooli minema, vist on kõik asjad kaasas. Ja ma panin selle suurim julgussärgi ka selga. Mul tegelikult on see mingi XL meeste suuruses ka kodus, millega ma magan. Aga nüüd ma sain väiksemas suuruses, see on mulle reaalselt varas. Mega, hüper, super, üli, väga hiiglaslik update. Mul said omad sõnad otsa. Täna 15. november, kolmapäev, kell on 17:30. Ja ma jõudsin just koju. Mul ei lõppenud kooli peal tegelikult nii hilja. Ma käisin kulmudes, keemilistes. Mulle täiega meeldib, need on nagu hästi ilusad tumedad, kuigi võiks veits laiemad olla vist. Ja ripsmetes nagu. Ma ei tea, kuidas te näete, kas selle valgusega on parem. Ma loodan, et ta fokusseerib, sest mul ei ole flip screeni või näista ekraani, mis välja tuleks. Seega nagu lihtsalt vaadake
ma panin teist korda pikkuse number 12, tavaliselt mul on 11 ja ma olen nii rahul, sest need on nagu nii pikad ja näevad väga sellised nagu kaugelt vaadates on minu arust neid juba väga tugevalt näha. Minu arust sellised nagu, mis see sõna on, selline annavad ilusat volüümi ja hästi nagu tumedad ja tihedad. Ma ei tea, ma olen lihtsalt ülirahul, kuigi mulle öeldi, et sellist pikkust ei tohi väga kaua või ei ole nagu soovituslik kanda mingi maksimaalselt 2 kuud peaks järjest kandma, et siis võiks maha võtta, sest et need kahjustuvad muidu su päris ripsmeid, sest need on lihtsalt nii pikad ja nagu rasked, aga nagu nii kenad. Sest enne mul olid reaalselt need mega kiiresti maha kulunud. Tavaliselt ma käin nagu 2-3 nädala tagant hoolduses, pigem 3 nädala, sest ma ei taha lihtsalt nii tihti käia, kuna see on suht kallis. Ja ma käisin hoolduses ja mul oli põhimõtteliselt 4 või 5 päevaga juba maas, nagu need nägid täpselt samasugused välja nagu enne hooldust. Ma olin lihtsalt mingi, mille eest ma maksin, aga praegu ma loodan, et need püsivad kaua peal. Igatahes põhjus, miks ma praegu vlogin mingi 100 aastat hiljem, on sest, et ma ei ole seda vlogi veel ära lõpetanud. Ja mul on paar asju, mida ma tahaks teile näidata või rääkida. Esimene on see, et te nägite seda minu e-külalistundi, mingeid nagu väikseid klippe sellest, aga kui te tahate näha tervet seda nii-öelda külalistundi, see on üsna lühike, mingi 15-20 minutit, siis ma panen selle lingi sinna alla, sest see pandi YouTube üles, aga kõik, kes tahavad järele vaadata, te saate seda teha. Ja kindlasti teil on palju küsimusi, miks see vlog praegu üles tuli ja kus on USA vlogid. Rahu, ma mõistan teid. Asi on selles, et USA vlogidega mul on päris palju materjali või nagu hästi palju erinevaid klippe, need võib-olla pole isegi nii pikad, aga mul on mingid kohad seal filmitud veidi nagu kunstilisemalt. No mitte mingi ülikunstiliselt, suht kiiruga ikkagi, aga see on mõeldud nii, et ma töötleks need nagu muusikasse, hästi siuksed kiired töötlused lihtsalt vahepeal, et oleks põnevam või hoogsam vlog. Ja see võtab, nagu see muusikasse töötlus, siis võtab kauem aega kui tavalise nagu praeguse vlogi töötlemine, mis te hetkel vaatate. Sellepärast ma ei ole jõudnud neid veel täiesti nagu kokku panna, ma veits alustasin täna. Seega ma ei tahtnud teile nii pikka vahet sisse jätta, siis kuna selle vlogi töötlemine, mis te vaatate, läks kiiremini, siis ma mõtlesingi, et ma panen selle praegu üles, et teil oleks vähemalt midagi vahepeal vaadata ja siis kuskil nädala jooksul peaksid tulema USA vlogid, sest praegu reaalselt mul on koolis täiesti hullumaja. Ma tean, see vlog on praegu ülipikaks, aga ma pole teiega nii ammu rääkinud, seega ma tahan rääkida natuke. Seega, kui te ei viitsi kuulata, siis minge ära, aga põhimõtteliselt eelmine nädal mul oli koolis haigelt töid, nagu väga-väga palju töid ja ma pidin kogu aeg õppima. Nagu kui ma koju tulin ja ma olin nii väsinud kogu aeg, et siis ma nagu magasin veel keset päeva ja lihtsalt ma olin nii väsinud ja siis ma vaatasin e-koolist, et okei, et järgmine nädal, ehk siis praegu see nädal ei pidanud ühtegi tööd olema, siis vaatasin, okei, see on järelikult see rahulik nädal, ma saan nüüd nagu ennast välja magada, töödelda iga päev pärast kooli neid vloge. Aga ei, mul igaks päevaks tulid mingid asjad, need ei ole isegi kõik kooliga, paar kooli asja tulid ka, nagu see nädal sain teada, et mul on vaja mingi see esitlus teha ja mingi see võistlus või mis iganes asi. Aga teised asjad olid nagu pärast kooli, näiteks ma olin ära unustanud, mul on mingi teater, siis mul oli vaja ripsmetesse kulmudesse minust, mul on reedel üks esinemine ja mul ripsmed nii maha kulunud ja mis asi on isegi veel, ma peast ei mäleta, siis no need vlogid muidugi, siis mul tuleb uurimistöö tähtaeg, siis 11. klassis sul on vaja uurimistööd teha ja mul on järgmine nädal teine kolokvium, ma võin kunagi pikemalt rääkida, mis see on ja mul peab olema teooria osa valmis ja küsimustik ja ma reaalselt ei ole alustanud, mul on nädal aega ja ma ei ole alustanud. See on väga pekkis, sest see tegelikult suhteliselt ajamahukas ja kohustuslik kirjandus, ma näitan teile, kus mul on see raam, peame lugema siukest klassikalist raamatut nagu Hüljatud. Kas see üldse veel salvestab või? Ei, käib ikka veel. Nii, ma näitan teile. Nii, siin on, eks ju, sisukord. Ja siin on kirjas esimene osa ja teine osa. Ja siis meile öeldi, et sa pead esimese osa lugema. Seega ma sain aru, et mul on ainult pool sellest, mis on nagu mingi 300 lehte. Ja siis keegi väidab mulle, et neid raamatuid on 5 osa. 3 raamatu peale ära jaotatud, ehk siis siin on 2, teises osas vist on 2 ja siis 3. on veel nagu 5 osa. Ma olin nagu mingi, et kas ma pean siis terve selle, et kas terve see läheb nagu esimese osale, et nagu esimene raamat. Ja siis mulle väideti, et see on nii, ma küsisin õpetajalt üle ja ongi nii. Ma pean terve selle lugema ja ma ei olnud selleks valmis. Ma reaalselt kartsin, et ma ei saa 300-tki läbi ja nüüd mul on selle asemel vaja lugeda mingi 570. Mul on 100 lehti loetud ja selleks mul on alla nädal aega, vähem kui nädal. Koos uurimistööga, ma olin mingi
ja siis mul oli veel mingi keemiakursus hakkas, mul oli eelmises kursuses avastus koolivahetuse tõttu, sest mul oli seda nagu rohkem tehtud, aga nüüd seda kursust mul ei ole, nüüd ma pidin tagasi keemiasse minema, mul on nagu 9 kuud vahet olnud. Ja ma ei mäleta mitte midagi ja siis tuli välja, et nad hakkasid varem võtma, et mulle ei öeldud, seega ma nagu puudusin mingist tunnist ja mul ei ole seda materjali isegi ja ma olen täiega maas ja ma ei saa mitte midagi aru. Mul on mingi konsultatsiooni minna ja lihtsalt cool on õudne. Ma ei ütle, et mingi mul on üliraske ja teil ei ole. Kindlasti on teisi inimesi ka, kellel on nagu võib-olla sama palju või isegi rohkem. Aga see on lihtsalt nagu minu seletus teile, et miks videoid ei ole tulnud. Ja see ongi põhiliselt see. Lihtsalt ma ei tea. Mõtlesin, et räägin, ja kui te mõtlete, et okei, järgmine nädal tuleb rahulik, siis see vist tuleb, ma ei tea, sama hull vist, võib-olla isegi hullem, sest siis meil on jälle tööd, siis on uurimistööde tähtaeg, mul on endiselt videoid vaja töödele, ma teen veel õpilasfirmat ka seega. No, ma ei vingu, sest et ma ise võtan endale nii palju asju, aga lihtsalt vahepeal jooksevad kõik tähtajad kokku ja siis on väga pikkis ja siis on stress, siis ei saa magada ja siis mul vahepeal hakkab lihtsalt nagu see viitsimine ära kaduma, sest kui sa vaatad oma asjade nimekirja ja sa tead, et sa reaalselt ajaliselt ei jõua kõike tehtud, siis mul tekib see küsimus, et miks ma siis üldse nagu teen või nagu, kas mul üldse mõtet üritada, kui ma nagu nii ei saa kõike tehtud, mis on juba halb mõtlemine. Aga lihtsalt nagu, kui ma teen asju, siis ma tahaks näha, et see on reaalselt võimalik nagu ära ka teha, et siis pärast sul on nii hea tunne, et kõik on tehtud, aga siin selles, et mul on nii palju asju, et see ei ole reaalselt võimalik, et ma teen kõik ära, siis sa oledki lihtsalt nagu mingi teed ja sa ei saa kunagi kõike tehtud ja siis sa lihtsalt nagu, see on mingi igavene mägi, mida sa ronid. Nagu mu to-do listid ei saa mitte kunagi nagu tehtud, ma ei saa kunagi kõik asju maha tõmmatud. Igatahes, natuke lõbusamat asjade poole. Mul on paar huvitavat pakki, mida ma tahaksin avada. Mul on saadetud Bioboxi, brändide poolt ja teie poolt. Aga tegelikult ma olen vist enamus juba ära avanud, ma ei tea. Mul on mingid asjad, kas mul on siia veel mingid kirjad ka pandud või? Juba vaatame. Jah. Kuna ma ei ole ammu teie kirju avanud, mis te mulle Bioboxi saadet, ma mõtlesin, ma vahel saaks avanud, sest neid ei ole väga palju. Ja mul on nii suva, et las olla see vlog, ma ei tea, mingi 30-40 minutit pikk. Ma pole ammu teinud, seega siis nüüd saate korraga mingi üli suure. See osa poiss on Soomes saadetud. Kas siin on nimi ka? Sandra Kaasik. Väga põnev. Siin on 3 marki. Ma kunagi kogusin marke, ma ei tea, kas ma ei... Mul on vist see album isegi kuskil alles. Tavai, ma jätan need margid alles, siukseid mul küll pole. Kas te kogute ka midagi või? Te võite mulle anda teada. Üks suur küsimus, mida ma tahan teilt küsida, on see, et ma olen mõelnud teha Q&A'd, sest et ma igatsen teiega rääkimist ja ma tahaks jutustada. Aga küsimus on selles, et kas ma peaksin tegema eraldi video nagu siia vlogi kanalile või teha laivi näiteks Instagramis, sest ma ei ole seal kunagi teinud või hoopis Facebooki laivi, sest ma tean, et ma kunagi tegin seal ühe Q&A koos Kitsiga. Seega andke mulle kommentaarides teada, et kas te tahate, et ma teeksin video või hoopis laivi ja kui tahate laivi, siis öelge ka nagu kus kohas, et kas Insta või Facebook, sest et Instasse kaob ära, aga Facebookisse nagu jääks alles. Või YouTube'i. No igatahes andke teada, kas tahate, et see oleks live või see oleks nagu pigem vlogi moodi. Ja küsimusi ma arvan, et ma teen varsti lähiajal mingi Insta postitusest, saate siin alla neid küsimusi jätta, seega pigem praegu andkegi teada, et kas te nagu üldse tahaksite laivi ja kus kohas. Mul Sandra saatis siis siukse kaardi, mis on väga coolide värvidega kirjutatud. Ma loen need pärast individuaalselt läbi, sest muidu see vlog läheb reaalselt nii pikaks, aga see joonistus on wow. See joonistus on väga hea. Ma nagu täiega saan aru, et on mis pilti joonistatud ja minu arust see täiega meenutab mind. Mulle väga meeldib see stiil, see on hästi lahedalt, nagu väga realistlikult joonistatud. Väga lahe. Nii, järgmine, siin ei ole praegu nime pandud. Mulle tundub, et on selle ümbriku ise teinud. Päris äge. Mu kaameral on see, et ta filmib 10 minutit järjest ja siis ta paneb selle klipi kinni ja ta ei tee mingit häält, seega ma ei tea kunagi, kui see läheb kinni. Ja nüüd ma mingi avasin põhimõtteliselt kõik juba ära ja te nägite ainult esimest, seega ma proovin teile nüüd näidata. Ma ei mäleta enam, mida ma siit... Nüüd mul võib-olla need nimed veidike segamini, aga põhimõtteliselt
ma sain siis sellise väikese kirja ja siis sellega minu arust tuli koos selline ananassi märkmik reaalselt. Vaadake, et ta on ise ülidetailselt lõiganud siit nagu siuksed krussid, vaadake kui nagu peenikselt ja wow, on selle välja lõiganud ja siis ära värvinud ja teinud reaalselt mulle ananassi kujuga märkmiku. Mega lahe. Ja siis sisse ma saan kirjutada videoideid või midagi. Ma ei mäleta, kas siin oli nimi ka kuskil või? Pekilt. Suur aitäh. Siis on selline joonistus. Mina kannan oma merch'i särki. Taga on kiri ja see on Emililt. Järgmine on siin ma ei näe nime. Harriet. Ma loodan, et ma hääldan seda õigesti. Harrietilt. Väga huvitav nimi, ma ei ole sellest kunagi varem kuulnud. Siin on ananass ja smuutipurk, sest et kas ma peaksin teile kunagi tegema mu smuutipurkide kollektsiooni? Võib-olla see ei ole isegi nii suur, kui te arvate. Ma ei ole kunagi neid kokku lugenud, aga mulle meeldib see, et mul on ülipalju erinevaid. Mul on hästi vähe neid, mis reaalselt korduvad. Ma olen ise ka väga üllatunud. See joonistus on Katrilt. Aitäh. Ja viimane on siis selline, kus ma olen niimoodi seljaga ja siis on tehtud jutumull kõigid asjadest, mida ma pärast kooli teen. Ja siin ongi see joon smuutit, veedan mingi parima sõbraga aega, YouTube'i, filmin. See on väga lahe joonistus. Ma täiega meeldib, et ma olen siin niimoodi selja tagant tehtud, see on ülik hull välja. Nime siin vist mulle tundub, et see oli Marianilt, kui ma panen nüüd õigesti kokku. Seega, suur aitäh kõigile, kes mulle PO-boksi üldse saatnud on. Ma loodan, et teile ka meeldib, kui ma niimoodi vahepeal neid avan, sest ma ei taha väga eraldi videot teha, kus ma terve video avan, sest mul hakkab enda reaalselt igav. Mulle meeldibki teha pigem niimoodi harva ja väikestes kogustes. Siin on siis nüüd üks pakk appikene, ma reaalselt ei tea, kuidas seda avada, sest ma kardan, et kui ma kuskilt siit lõikan, et äkki ma lõikan mingi sees oleva asja katki, aga siin on see kile igal pool ümber. Arbuus, ausalt, oota, ma avan enne selle kirja. Midagi lõhnapulud nagu arbuusi järel, see on väga huvitav. Vaadake lihtsalt, kui ilus see on, see on nii nagu detailselt tehtud, see näeb nii äge välja. Ja siis siin on väga pikk kiri, ära loe seda videos sõna-sõnalt ette, on siin öeldud. See on väga, lihtsalt vaadake, kui pikk see kiri on, ma loen selle pärast kindlasti ise üle, aga suur aitäh Kadrile. Siis siin, ma juba tean, mis asi see on. See on see, aga ma ei tea selle nimetust muidugi, aga et ma saan, reaalselt, mida? Vaadake, kui äge mul on, ma olen sõnatu, see on nii ilus. Ma imestan, kuidas ta viitsis need kõik individuaalselt välja lõigata, siis jääb peale veel joonistada. Ma saan selle vaata kuhugi niimoodi seina peale panna, need võiks oota, ma hoian lähemalt niimoodi. Täiega äge. Ma ei tea, kas ma nüüd panen päris oma tuppa, võib-olla filmimise ajaks vahel või. Aga see on ülilahe. Mega vinge. Issand jumal. Reaalselt. No mul on kotti. Saate siis mulle kotti. Suur aitäh. Ma ei suuda uskuda, et keegi reaalselt ostis mulle kotti. Siin on veel asju sees. Oh my god. Wow. Kas see tuleb siit eraldi välja? Wow. Ma panin selle siia külge lihtsalt. Ma ei oska midagi enam mõelda, ma olen lihtsalt sõnad, et keegi nägi nii palju vaevad, nagu reaalselt. Ma pean korraks ennast koguma. Ma ei suuda uskuda, et kõik võtate reaalselt nii palju aega, et mulle midagi valmistada, joonistada kaart või kirjutada kiri või saata mingisugune asi või ükskõik mida, et reaalselt võtate oma päevast sellise aja, et mulle üldse midagi saata või tuua meet and greetidele. Ma ei tea, millega ma olen selle ära teeninud, mul reaalselt ei ole siuke, ma ei tunne, et ma oleks seda kõike väärt. Te olete nii nagu lahked ja kuidagi appi. Suur aitäh, ma ei suuda teid ära tänada.
see kott on ka mega äge, see on väga selline trendikas, ma ei ole midagi sellist varem näinud ja see näeb üliäge välja. Mul on tunne, et kui ma mingitel sellistel nii-öelda rohkem nagu võib-olla moeüritustel käin, siis see aksessuaar kaasa võtta oleks nii äge. Eriti kuna see on nii personaalne mulle, see läheb nii-öelda nagu minu brändiga kokku, sest et mul on ka see ananass teemas ja siis saad selle väikse koti siit veel eraldi välja võtta, kui sa tahad näiteks kosmeetikakotina kasutada või seda lihtsalt niimoodi tühja sellena ja siis sa saad veel kokku ka panna, see on nii äge. Reaalselt ja siin on kuldsed detailid ka, mida ma täiega kasutan. Ja siis siin on vist lõhnapärlid. See on, ma isegi ei oska öelda, mis lõhnaga need on. Lihtsalt värske on siin peale fresh. Vaatame, ma pole õrnama, kui see on lõhnapärl. Ma ei tea milleks. Okei, need on päris tugeva lõhnaga, intensiivsed. Äkki neid... Need on erinevate lõhnadega. Siin karbi peal on öeldud, et need lõhnakotikesed tuleb panna kas kuhugi tuppa või kotti või autosse ja siis nad teevad nagu kogu selle ruumi või koha või asja, kus iganes sees nad on, teevad selle lõhnaga, mis on päris äge. Ja siis aeg-ajalt sa pead mingi raputama, et see ikka toimiks. Ja siis on veel 2 sellist, mis see täpselt nüüd on? Ja siis seal sees oli veel 2 suhkruvaba vitamiini batoonikest. Ma ei ole seda firmat mitte kunagi varem proovinud, seega ma olen mega elevil. Ja nendest on alati täiega kasu, kui mul on vaja kiiresti kuhugi edasi joosta. Mul ei ole aega, et mingit süüa osta, siis sa viskad selle kotti ja sul on mingi snäkk, et su kõhti valutaks. Ja see tundub nagu tervislik aastaline suhkrut ja siin on mingid õunad ja tatteid vist sees ja väga lahe. Suur aitäh kõigile, kes mulle midagi saatsid või üldse kunagi saatnud on. Te tähendate mulle nii palju, aga ma tuletan meelde, et te ei pea mulle kunagi midagi saatma või midagi tooma. Lihtsalt, kui ma teid näen ja tahate mind kallistada või minuga pilti teha, see on nagu täiesti piisav minu jaoks. Või juba see, et te üldse mu videoid vaatate. Lihtsalt, ma ei saa uskida, et te võtate reaalselt nii palju aega oma päevast minu jaoks. Ja siis pani kaamera ennast kinni. Ja ma olen nüüd tagasi. Igatahes, viimane pakk, mis mul veel avada on saadetud sellise brändi poolt nagu... Ma isegi ei oska hääldada reaalselt. Kiil, ma ei tea. Ma arvan, et see on vale hääldus, aga nad saatsid mulle nii suure pakki. Esiteks, ma ei saadud brändid väga tihti üldse midagi. Teiseks, see bränd ei ole mulle mitte kunagi midagi saatnud, seega nagu suur aitäh neile, see on väga lahke neist. Ma pakun, et see on mingisugune advendikalender. Seega... Jep, ongi teem. See on nii suur, see on nii äge. Sest mul on see, et nagu te teate, ma ei söö väga magusat või vähemalt mitte mingit piimašokolaadi. Ja kui te vaatate kõiki neid advendikalendreid, mis poes on, siis enamasti need on kõik mingid šokolaadiga ja tavaliselt piimašokolaadiga. Ja ma olen neid väiksena saanud, aga mul tegelikult üldse väga ei nautinud neid või ma ei tahtnud neid kunagi avada, sest ma ei tahtnud seda šokolaadi, sest see on jube magus. Aga nüüd mul on reaalselt mingisugune advendikalender, mida ma ootan või ma olen elevil, et avada. Siin sees on selline väike kiri ka, kus nad ütlevad, et see on siis nende jõulukollektsioon ja siin sees on ka siis Kate Morossi tooted ja siin taga on öeldud, et ta on siis mingi illustraator, siuke disainer, no kunstiinimene ja et ta on väga siuke trendikas ja tema mingi värvilise disainiga ja üldse tema tooted peaks ka siin sees olema, seega ma olen ülielevil. Reaalselt, ma olen nii elevil, mul on siuke tuleb, ma tahan need kõik korraga ära avada, lihtsalt et näha, mis siin sees on, aga samas võib-olla peaks ootama, sest siis on nagu jõulude rohkem elevust, sest et iga päev ühe tükikese avada. Tahaks nagu teile täiega midagi näidata. Äkki ma peaks esimese ära avama, mis te arvate? See on nii kirju, et ma isegi ei leia esimest üles. Mis asi see siis on? See on 11. Okei, ma leidsin üles, see on 1, davai. Avame esimese ära rohkem ma. Ülejäänud asju ma näitan teile, ma ei tea, kui ma lambitselt vlogin keset detsembrit ja mul on midagi avanes, ma saan näidata, mis ma olen, aga nagu... See lõhnab juba. See lõhnab kookase järgi, ma armastan kookase lõhnu ja asju, eriti nagu neid kookase, mis iganes laastusid. Okei, see on soja, piima ja mee see keha nagu, kehavõi või määre. See lõhnab täiega kookase järgi, see näeb selline välja. Ma tahaks proovida kätele veits panna. Oh my god, see on nii pehme.
ossa voi. Mul on käed kogu aeg nii kuivad ja see on perfektne. See lõõnab nii hästi. Suur aitäh, suur aitäh. Okei, see vist on kõik. Kindlasti andke mulle teada, kas kommentaarides, kas teile meeldib, kui ma niimoodi avan PO-boksi asju vahepeal kiirelt ja kui ma teile näitan ka brändidel saadetud tooteid, seega ma ei tea, mulle endale täiega meeldib teisi YouTuberid vaadata, kui nad avavad, see minu arust nii põnev lihtsalt. Ma olen väga uudisloomulik inimene, seega kas te olete ka, andke mulle teada. Ma panen selle küsitluse infonupule. See vist peaks seal olema, et kas teile meeldib see. Ja ma ei tea, kas mul on midagi... see Q&A asi endiselt, andke teada, kas te tahate seda laivi Q&A'd. Sest et mul on tunne, et teil võib olla palju küsimusi ja mul on asju, millest ma võib-olla tahaks rääkida. Seega... ma loodan, et teil meeldis see vlog. Kindlasti siuke pöödult püstes, ma olen nii elevil tagasi olla. Kuigi jah, kooli ajal on natuke raske tohutut materjali toota, sest ma enamasti ei tee väga midagi peale mingi kooli asjade ja uurimistöö kirjutamise ja õppifirma asjade, seega teil oleks midagi väga vaadata. Aga ma proovin nii palju materjali toota, kui võimalik. Subscribing, et ei jääks tulevastest vlogidest ilma ehk USA vlogidest, sest need on tulemas, ma luban. Ja need on väga vinged. Sest ma käisin matkamas ja käisin Grand Canyonit vaatamas, mida kõike ma vlogisin. Selle kõik üles ja... rohkem vist ei ole. Tuletan veel meelde, et see e-külalistunni link on all, kui te tahate vaadata see mingi 15-20 minutit. See on väga huvitav, ma räägin sealt omast kogemusest, mingi küberkiusamisest ja annan veidi mingit nõu ja ma arvan, et see on väga inspireeriv, seega ma soovitan vaadata. Ja näeme varsti, tšuki! Ja ilusat, meil ei ole veel isegi jõulud, mul pole midagi soovidagi teile. Lihtsalt pidage koolis vastu sellel külmal ja pimedasel ajal. Me saame hakkama, jõulud on tulekul. Tšuki!